Mina olen päästel, Kevin Päästel. Igal vara kevadel, just kevadkoolivahe alguses, toimub meie vallalaste ja noorte solistide konkurss. Tänavu, aastal 2016, on see juba 20. Kui senistel aastatel toimus konkurss meie seltsimajas Alevis, siis sellel aastal meie Mõisakoolis. Mõisakool asub seal, kus ikka. Meie kooli õpilastele on tee sinna vägagi tuttav. Aga kes veel ei tea, siis tasub meelde jätta. Mõisakool asub Alevist umbes kilomeeter põhja poole. Kui sul laual on musta leiba, kruusides piima ja vahel ka vett, siis ma ei murd. Mitte kaugele meist jääb Ermistu järv. Selle ümber on aga paras raba. Kui tõusta pilvepiirile nii umbes 500 meetri kõrgusele, paistab kõik see kenasti kätte. Ja külvan ning kogun ja korjan, ilmega kaasa siit võtta ei saa. Ei tahagi minna, vaid lõpuni jääda. Siiamaale, kus kivine põld, suutesasel pinnal tuldi käes laulan, kodusik kallid sumiri ja muld. Nagu näha, on teisele poole vaadates. Meri peaaegu siinsamas mere peal paistab kenasti ära. Tõstamaa laiud, kaugemal Kihnumua ja Manõia. Nii et üks vahva koht see Tõstamaa. Meil on metsi, põllu- ja heinamaid, rabasid, 2 järve, palju laidusid ja üks pikk rannajoon. Aga tuleme tagasi maa peale ja algab tänavune lauluvõistlus. Kaks muidu saiali saa. Ei tahagi minna, et parimat leida. Siia jään, kus mu isa tema, mis küllan ja külvan ning kogun ja korjan, endaga kaasa siit võtta ei saa. Ei tahagi minna, vaid lõpuni jääda. Siiamaale, kus kivine põld, suutesasel pinnal tuldi käes laula. Tere tulemast Tõstamaa mõisa, kus täna leiab aset Tõstamaa solistide konkurss Muusika meid kõiki seob. Ja seda sel korral juba 20. korda. Esmakordselt korraldab laulukonkurssi Tõstamaa noortekeskus ja seda siis sel korral koostöös Rahvamaja ja Mõisaga. Aga alustame žürii tutvustamisega. Kõigepealt žürii esimees Ester Murrand. Pikaaegne lastekooride, mudilaskooride ning solistiõppe õpetaja. Õpetab laulmist nii Pärnu kunstide majas kui ka Pärnu Raeküla vanakooli keskuses. Juhendab gospel-ansamblit Friendship. Ester on avatud ja rõõmsameelne ning terava muusikalise kõrvaga. Maret Palusalu. Tõstamaa keskkooli vilistlane ja ma usun, et vähemalt Tõstamaal ei ole inimest, kes poleks Maret imelist lauluhäält kuulnud. Nüüd õpib ta Heino Elleri nimelises Tartu muusikakoolis ja paralleelselt Tartu Ülikoolis folkloristikat ja ta leiab laulmisest naudingut absoluutselt igal ajal. Järgmisena Katri Järg. Katri on Pärnu linnas õpetanud lapsi laulma juba 13 aastat, erinevad solistid, ansamblid ja koorid. Hetkel kujundab meelsasti inimeste kodusid, aga enamuse ajast siiski Tõstamaa kultuuri. Peab oluliseks, et laulu esitamine kujuneks naudinguks nii esitajale kui ka kuulajale. Ja viimaks Kaidi Feldman.
Kaidi on laulja ja laulukirjutaja, särav ja armas. Ta on kantrimuusik ja ta armastab kõike, mida teeb. Enne kui Kaidi saab sõna, sest et ta tahab midagi meile öelda, palun ma teil kõigil telefonid hääletusele panna või välja lülitada. Aitäh teile! Kõigepealt tere minu poolt. Ja enne kui ma annan sõna tänastele päevakangelastele, sooviksin ma neid omalt poolt tervitada 2 lauluga. Ja ma võtsin täna endaga kaasa väga toredad ja andekad koolipoisid Andrus ja Heiko. Lauludest ka lühidalt. Mina ei tea, kuidas teiega on, aga mina olen alati mõelnud aja üle ja nii veider, kuidas on niimoodi, et kui sa soovid, et aeg läheks kiiresti, siis ta venib. Ja kui sa soovid, et ta veniks, siis ta läheb alati nii kiiresti. Ja sellest ka järgmine laul, Ajahääled.
You haven't broken my heart yet. enne kui see loo peab. sõna tänastele päevamängijatele, kes juba nii pingsalt ootavad. Sissejuhatus on tehtud ja sel korral teeme veel midagi teistmoodi, nimelt alustame kõige vanemast vanuserühmast. Ja siit saangi ma juhatada sisse meie esimese laulja, Ave-Ingrid Veskimägi, kes on 15-aastane ja esitab loo Unustuste jõel. Kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas päikese kätte sa said või
sinu suust tahaks kuulda ma, kas möödunu silmi veel seab. Püüda seda püüdmatut nüüdki, ihkavad vargsi su pead. Kord sinu suust tahaks kuulda ma, kas päevaniksed kevad kaob või on lõpp. Me armastuse elab, kaunistuse jääb, on kallas kahel pool, kaunistuse jääb, võib seisatuda vool, kaunistuse jääb, kord silla jääb ja sind mu juurde jälle toob. Ja sind mu juurde jälle toob. Väsinud olen ma ja ei hingata enam jaksa ka, liialt palju on mu ees. Kuidas valida, millest loobuda? Võtan kõik ja lähen, minu alla jäävad mäed. Ja siis ma tahan olla seal, kus otsib mind üksinda. Ja kui tulen, mis on selle hind, mulle ütle sa. Teeni pikk on lees, kui keegi kõrvale tuleks nüüd ja veel, võtaks kätte minu käe. Ja siis ma tahan olla seal, kus otsib mind üksinda. Ja kui tulen, mis on selle hind, mulle ütle sa. Olen ma oodanud, millal mul palun, armas sa tule ja jää. Kustutad ära ja sulatad üles minust kõik tule ja jää. Oleme kuulanud lillede laulu, kargete jõgede keel. Oleme üheskoos loojangut käinud, vahel ka eksinud teel, vahel ka eksinud teel. Saada mind ära, kui ootad kedagi, kui ootad kedagi, kui ootad meist. Lähen ja laulan, ei vaata tagasi, jääb jääb ja tuli meist, jääb alles meist.
oleme üheskoos loojangut näinud, vahel ka eksinud teel, vahel ka eksinud teel. saada mind ära, kui ootab kedagi, kui ootab kedagi, kui ootab meist. Lähen ja laulan, ei vaata tagasi, jääb jää ja tuli meist, jääb alles meist. saada mind ära, kui ootab kedagi, kui ootab kedagi, kui ootab meist. Lähen ja laulan, ei vaata tagasi, jääb jää ja tuli meist, jääb alles meist. mu kandul kuulsus käib ja õnn mind saadab truult. tean ükskord ring saab täis ning lehed tuult liptuult käes aeg, mil tuleb küsida, et kas mu loodumüüt on vaid ja kas see jääb ka püsima, kui maailm tundub liiga lai. mis
unistab põõsalind, pilvede imelikkus ülalt tunnistab sind. Aeg läheb üle nõlva, osadus vastuvõtt, kivi ei olegi kõva, lõhmus kõneleb tõtt. Viimane lehm oli silla, viimane koer oli krants, jalad ees üle silla, ennem et ta siis ants. Jalad ees üle silla, ennem et ta siis ants. Keda veel katus varjad, mida veel pühid lood, kellele küpsete marjad, lõksute kangaspuud. Aeg läheb üle kõige, aeg lükkab seinad koost, jääb üks rähni hõige, pistriku kiljatus soost. Jääb üks rähni hõige, pistriku kiljatus soost. Kuskilt lööb vasar lokku kõigega seos, et me jääksime kokku lõhna Maarja hein peos. Et ei kustuks see talu, jääks üks kindel paik, tee ja sild ja palu, kanarbik vaikus ja vaik. Tee ja sild ja palu, kanarbik vaikus ja vaik. Et jääks kuskile värav kodu, mis ootab veel neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel, neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel. Neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel. Alla hundi ea, see viivad keipuri pea. Puhtaks saavad juuksid, sõrmeküüned, küünarnukid. Puhtaks saavad juuksid, sõrmeküüned, küünarnukid. Vannis olla hundi ea, see viivad keipuri pea. Laine loksub üle, märjaks saavad inimesed, märjaks saavad inimesed. Niis olla hundi ea, see viivad keipuri pea. Olen väike meremees, valgest kahust tabeest. Olen väike meremees, valgest kahust tabeest. Miks on autorattad all, miks on ümmargune pall, miks on kommi nõnda head, miks on põllul kapsapead, miks
sõpradele suppi pakkuda. Seitsmeaastane Anna Charlotte laulab loo Mul ei tule viin.
suured mullid, väikse mullid, sinised ja valged. Lendavad ja lendavad, neid püüab iga laps. Suured mullid, väikse mullid, udused ja selged. Keerlevad ja katki lähevad plaks. Puutuult ja püüa kinni, kas või lenda kaasa. Mullidega holjuda ju oskab ainult laps. Puutuult ja püüa kinni, kas või lenda kaasa. Hakkad kokku lugema, saad mulle 102. Suured mullid, väikse mullid, roosakad ja hallid. Ilmuvad ja ilmuvad, neid täis on terve õu. Suured mullid, väikse mullid, ümmargused pallid. Tantsivad ja tantsivad, rõõmu täis mu põu. Puutuult ja püüa kinni, kas või lenda kaasa. Mullidega holjuda ju oskab ainult laps. Puutuult ja püüa kinni, kas või lenda kaasa. Hakkad kokku lugema, saad mulle 102. Tunnen, kuis tõused jõud, kui jalad lähevad lendu. Rõõmsaks ja ümmarguseks muutub minu meel. Lennates kõrgel kohtan helekollast lindu. Vaata mulle värvilisi, ilmub veel ja veel. Suured mullid, väikse mullid, sinised ja valged. Lendavad ja lendavad, neid püüab iga laps. Suured mullid, väikse mullid, udused ja selged. Keerlevad ja katki lähevad plaks. Puutuult ja püüa kinni, kas või lenda kaasa. Mullidega holjuda ju oskab ainult laps. Puutuult ja püüa kinni, kas või lenda kaasa. Hakkad kokku lugema, saad mulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 102. Loojangule vastu kappab üksik kobune, kuhu viib küll tema tee, kas seal pole peremeest. Kiirest jooksus asitud on uhke ratsulakk, tolmune on silenakk, kauneis silmis valubad. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd ja kas on kõiges selles sinul üldse süüd, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga sind
üksik kogune, kuhu viib küll tema tee, kas tal pole peremeest. Langeb vihmatilk, see on üks silmapilk. Kas oled vahel seda märganud? Virgub päiksekiir, mu ainus mõte siin. Kas oled juba ärganud? Vaata, kuulata ja ikka loota saab, siis leiad armastust ja elu. Vaata, kuulata, võid hetke tabada, mis ongi tõeline ja sinu. Väimaeratus ja maailm tundub uus. Kas oled vahel seda märganud? Keegi tegi vaid, kui oli tunemail, mida sa ette ei ärganud. Vaata, kuulata ja ikka looda sa, siis leiad armastust ja elu. Vaata, kuulata ja mis on sinu. 1000 korda küllap sa suudad ise oma maailma muudad. Vaata, kuulata ja ikka looda sa, siis leiad armastust ja elu. Vaata, kuulata, võid hetke tabada, mis ongi tõeline ja sinu. Eemal pole aega, isal on nii kiire. Vanaemal, vanaisal palju tegemist. Õde jookseb kooli, venna lippab trenni. Igalühel iga päev on asja tegemist. Miks meil kõigil on nii kiire, väga kiire, kiired tööle, kiired kooli, kiired lasteaeda pool, kiired koju, kiired sööma, kiired pesema ja voodi. Miks ei kiire kõigil on poegid, siis ma ütleks on. Ema ütleb ruttu, isa ütleb kähku, vanaema ütleb, kell on palju, kiirusta. Ei mina jõua, ei mina jaksa, kõik käib jooksu ja
pilvede päev, öölaotab taevale tiivad, pimeneb meri ja maa. Unenäod kaasa sind viivad sinna, kuhu keegi ei saa. Kuiked metsavaikuse kumas kaasa viivad varjude ööd täiskuul. Varjud unesut viivad, oled ärkvel, käes on hingede öö. Öölaotab taevale tiivad, pimeneb meri ja maa. Unenäod kaasa sind viivad sinna, kuhu keegi ei saa. Sinna, kuhu keegi ei saa. Keegi ei saa. Kui lähen, mu ees on teed ja rajad, kui lähen, nii tuttavad kõik põllud, majad taeval, kipääsulind, ma kuulen, kuidas hüüab mind, kui lähen. Kui ma tulen, on puudelad uskutav, kohin tulen, siin alati ma olla tohin, muru sees üks õisam peidus, imesid siin ikka leidub, kui tulen. Siin on mu kodu, mu isad ema, nii armas ja südameligi. Siin on mu kodu, on mu Eestimaa, on püha see paik ja see nimi. Kui ma lähen, mind vette pulin saadab, kui lähen, seal väraval veel keegi vaatab taeval, kipääsulind, ma kuulen, kuidas hüüab mind, kui lähen. Kui ma tulen, on jalge all nii tuttav tunne tulen, näeb päiksekirgi naerab mulle, muru sees üks õisam peidus, imesid siin ikka leidub, kui tulen. Siin on mu kodu, mu isad ema, nii armas ja südameligi. Siin on mu kodu, on mu Eestimaa, on püha see paik ja see nimi, siin ma olen. Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda ta salgab. Ja siis, kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on mehel kohe vastus valmis, on kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Kui ema ei ütle, siis ka Mari ei tea. Mida Mari ei tea, seda ta salgab. Ja siis, kui Juku ükskord talle asja selgeks teeb, Mari käima peale jääb ja
vastus valmis, on kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Mida professor õpib, mida õpib eda. Professor ta kõik, aga ta salgab. Professor muudkui kordab, et ta midagi ei tea. Kogu elu murrab pead ja lõpuks on tal vastus valmis, on kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina, lollina, sureb ikka lollina. Yeah.
lapsele, oskad ikka kosta, pole ilmas varatust, mille eest sind osta. Kuld on külm ja hingetu, pole mõistust meelel, kõvast kullal asemel, pole laule keelel. Üles-alla juuksed vannad, taeva servad keegunud, vabana kui sinikerjuliin. Siia-sinna nõnda minna, arme rõõmil täidab rinda, maailmas vaid ilu hoiab mind. Punavalgelt kolletab, surmub silmist ära, vikerkaare väravalt võtme võtab ära, sest et talle vastasin enne hüppan vette, kui et kullakad kesse annan ennast kätte. Üles-alla juuksed vanna, taeva servalt keegunud, vabana kui sinikerjuliin. Siia-sinna nõnda minna, arve rõõmil täidab rind, maailmas vaid ilu hoiab mind. Üles-alla juuksed vanna, taeva servad keegunud, vabana kui sinikerjuliin. Siia-sinna nõnda minna, arve rõõmil täidab rind, maailmas vaid ilu hoiab mind. Maailmas vaid ilu hoiab mind. Ei tahagi minna, ei parimat leida, siia jään koos mu isadema, mis künnan ja külvan ning kogun ja korjan, endaga kaasa siit võtta ei saa. Ei tahagi minna, vaid lõpuni jääda siiamaale, kus suud tasasel pinnal tuldi käes laulan, kodusel kaitsu Mirja muld. Kui sul laual on musta leiba, kruusides piima ja vahel ka vett, siis ma ei murda, siis ma ei kaeba, vaid lähen rõõmuga oma teed.
esinejad on esinenud, laseme žüriil minna alla õpetajate tuppa oma otsustega. Ja siiski, nagu ikka, saab valida ka publiku lemmiku, üks poiss ja üks tüdruk. Ja seda saab teha järgneva 15 minuti jooksul. Ja sedaleid saab minu ja Janno käest ja igal inimesel on üks hääl. Lisaks sellele kõik esinejad saavad minna siia kõrvalklassi, teen siit ukse lahti ja neid ootab seal väike osutus. Seal on ka muffinid, mille peale siis on igaühe nimi pandud, nii et otsige ennast sealt üles esinejad. Ja kohtume siis poole tunni pärast uuesti saalis. Tere! Mis on teie nimi? Minu nimi on Ville. Kuidas kommenteeriksite selle aasta laulupidu? Igavene tore üritus, alati olen kohal, kui see üritus on toimumas. Kas teie enda laps on ka esines? Jaa, mitmel aastal on mu mõlemad tütred siin osalenud, see aasta on Kadri ainult. Selge. Mina olen Seino, tulin oma lapsele kaasa elama. Kas teil on erilisi soove ka selle aasta lauluvõistlusest? Kui mul oleks soove, siis oleks soovi, et poisid ka laulaksid, ainult tüdrukud. Poisid nii osavõtmatud. Väga hea oli, aga mõned ikka läksid sõnad peast ära, et laulda peab ka oskama. Kuid kas teile meeldib koolis rohkem või rahvamajas? No seda ei oska täpselt öelda. No arvame ikka, et koolis. Nad kohe põgenevad. Tere! Tere, reporteri poiss. Kas teile meeldis selle aasta lauluvõistlus? Väga meeldis. Kõik laulud olid nii huvitavad, lõbusad, tuju tõstis kohe ülesse. Kuid kas teie arust on parem kas koolis või rahvamajas seda teha? Mõlemal pool on põnev. Siin on selline võib-olla natuke salongilikum õhkkond, võib-olla sobivad natuke teistmoodi laulud, rahvamajas jälle selline suurem ruum, nii et igal pool on põnev. Kuid koolidirektorina, kas teil siin koolis on ka tore olla? See ei ole küll nüüd lauluvõistlust võib-olla puudutav küsimust, aga kui ma vaatan, et meil on nii toredad esinejad, toredad laululapsed, nende juhendajad, siis ma ütlen sulle, et ikka on tore olla. Kuid kas teil oli ka oma lemmiklaul? Neid lemmikuid oli tegelikult päris palju ja konkreetselt ma ei oskagi välja sulle tuua, et kes see nüüd täpselt. Aga ma tegin väga palju pilte, ma pärast piltide pealt vaatan üle ja siis ma näen uuesti ja tuleb meelde need viisijupid ja siis ma oskan öelda. Selge, aitäh! Tere! Tere! Mis on teie nimi? Joosep. Kas teile meeldis selle aasta lauluvõistlus? Jaa. Kas te ise ka laulsite? Jaa. Kuid kas teile meeldib rohkem rahvamajas või siis koolis? Ma arvan, et koolis. Kuid miks te just selle laulu valisite, mida te täna laulsite? Kuna mulle sobis see laul ja ma arvasin, et see jääb mul hästi pähe. Aitäh! Tere! Tere! Mis on teie nimi? Mina olen lauluõpetaja Iivi. Kas lapsi on ka raske õpetada? Tegelikult neid lapsi, kes tahavad laulda, neid ei ole raske õpetada. Kui kaua te juba lauluõpetaja olete olnud? No lauluõpetaja olen ma siin koolis, mul tuleb nüüd juubel, mul tuleb 10 aastat täis, aga muidu natukene rohkem. Aga kas teile meeldib siin koolis töötada? Jaa, väga meeldib. Kas teile selle aasta lauluvõistlus meeldis ka? Meeldis küll, ainult väga raske oli üksinda muudkui mängida ja mängida seal klaveri taga. Peaks klaverisaatjaid vist natukene juurde tooma. Kas teile meeldis rohkem rahvamajas või koolis? Ausalt öeldes meeldib mul mõlemal pool. Siin on jälle see hea asi, et siin on olemas klaver,
naturaalne klaver. Rahvamajas on võib-olla natukene rohkem ruumi, aga täna meil ka ruumipuudust ei tulnud, nii et mõlemal pool on ilus ja hea. Kas teil oli ka selle aasta lauludest üks lemmikuid? Ma ei oska ju öelda, sellepärast ma enamus laulud valisingi ise, nad olid tegelikult mul kõik lemmikud. Sellist ühte ma ei oska öelda. Tere! Tere! Mis on teie nimi? Averi. Kas helitööd on ka raske teha? Ei ole. Kas teile meeldib see? Jaa. Kas on ka vahest juhtud niimoodi, et mingi asi üldse ei taha töötada? Vahel ikka juhtub ette sellised asju. Kas teile meeldib siin rohkem lauluistus või siis Rahvamajas? Rahvamajas muidugi see heli nagu pool on parem, sellepärast ta kajab paremini, aga saal käib ka. Kas teil oli ka oma lemmiklaul? Tead, neid häid laule nii palju, ma ei oska validagi nende vahel. Tere! 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 Mis on teie nimi? Kertu. Kas teile meeldis selle aasta lauluistus? Jah. Kas te ise ka osalisite? Jah. Kuid kas teil oli ka lemmik? Ma jätan selle enda teada. Kuid kummas kohas teile rohkem meeldis? Kas Rahvamajas või siin? Siin. Ja miks just siin? Siin on ilus koolimaja ja mõis. Aitäh! Tere! Tere! Mis on teie nimi? Ave. Kas teile meeldib koolis rohkem või Rahvamajas rohkem laulda? Rahvamajas. Ja miks just see valik? Ütle uuesti. Ja miks just see valik? Sellepärast, et ma olen kõik ülejäänud 15 aastat seal olnud, või 14. Aga kas teil oli ka oma lemmik? Jaa, mul on koer. Ma mõtlen laulu. Jah. Mis see oli? Sa ei taha teada? Tahan ikka. Ma ei ütle. Aitäh! Tere! Tere! Kas teile meeldis lauluistus? Väga meeldis. Kas te enda laps ka laulis? Ka. Kuid kummas kohas teile meeldib rohkem? Kas Rahvamajas või siin kuulata? Mulle meeldib siin, kuidagi kodusem. Kuid kas teil oli ka selle aasta oma lemmik? Oli. Võin avalikult öelda, et mulle meeldis väga, kuidas laulis Kert. Selge, aitäh! Tere! Tere! Mis on teie nimi? Tarmo. Kas teile meeldis selle aasta lauluistlus? Jaa. Kas teie enda laps ka laulis? Üritas, jah. Kuid kas see ka õnnestus? Nii 50-50. Kas teil oli ka oma lemmik? Oli. Ja mis oli? See poiss, kellel oli õudsalt kiire. Selge, aitäh! Palun. Tere! Tere! Mis on sinu nimi? Everita. Kas sa ise ka laulsid? Jaa. Kuid kas sul see ka õnnestus? Väga hästi ei õnnestunud, aga proovisin. Ja kas usud, et sa võid võita? Usun. Kas sulle meeldis selle aasta lauluistus? Meeldis. Kummas kohas sulle rohkem meeldib laulda? Kas Rahvamajas või siin? Rahvamajas. Ja miks just see valik? Ma ei tea, ma olen lihtsalt harjunud. Tere! Tere! Mis on teie nimi? Laura. Kas on ka raske olla õhtujuht?
no ma ei tea, no õnneks kõike meeles ei pea pidama, kõik on üles kirjutatud, nii et midagi keerulist ei ole. Kas teile sel aasta lauluvõistlus ka meeldis? Jaa, väga armas on. Kas teil oli ka oma lemmik? Ma jätan selle enda teada. Kuid kummas kohas teil meeldib rohkem? Kas rahvamajas või siin? Traditsiooline rahvamaja on päris vinge, aga siin vahepeal teha oleks ka tore. Aitäh! Aitäh! Minu nimi on Jaanika. Kas teie oma laps ka sellel aastal laulis? Jaa. Mida ta laulis? Tema laulis Vanni laulu. Kas teil oli ka oma lemmik sellest aastast? Oli, mulle väga meeldis üks tüdruk, kelle nimi on Lee. Tal oli väga ilus kappamise laul vist. Viimne ratsu, väga ilus laul oli. Väga hästi laulud. Kuid kummas kohas teile meeldis rohkem? Kas rahvamajas või koolis? Mulle meeldis koolis sellepärast, et siin on kuidagi väga ilus ja pidulik õhkkond. Aitäh! Palun! Tere! Tere! Mis on teie nimi? Karoliine. Kas teile selle aasta lauluvõistlus meeldis? Jaa, meeldis. Minu meelest siin mõisas oli väga ilus vaadata, kuidas lapsed laulavad. Järelikult teile meeldib mõisas rohkem kui rahvamäes? Nii ei saa öelda, rahvamäes on rohkem ruumi. Näiteks täna oli päris palav siin väikses saalis, aga kõik need kardinad ja need annavad sellele miljööle ilusa välimuse, et meil juubel ka, et eks paistab, kus järgmine aasta teeme. Aga kas teil oli ka oma lemmik sellest aastast? No lemmikuid oli päris palju. Juba see, et oma tütar laulab, siis on ka ikka hoiad pöialt oma tütrele kõige rohkem. Aitäh! Tere! Kas me saaksime natukene teie ajast? Õige vähe. Saate aga õige vähe. Kas teile meeldis sel aastal lauluvõistlus? Väga. Jaa, ma olin muidugi esimest korda siin. Ja mina samuti esimest korda. Aga kas žürii on raske olla? Väga. Kõik on ja sellepärast, et kõik on ju nii tublid ja nagu tahaks kõiki tunnustada ja et lapsel oleks ikkagi selline mõnus elamus jääks sellest lauluvõistlusest, mitte see, et ma enam mitte kunagi laulda ei taha. Et laulurõõm jääks lastel on kõige tähtsam. Kuid mis oli teie lemmik? Mul oli nii palju lemmikuid, ma ei oska neid kõiki siin praegu välja tuua. Väga palju häid laule tuli. On huvitav. Kuidas teile tundub, tüdrukud? Minu arust oli küll huvitav, kindlasti. Huvitav oli ka küll ei hakanud. Nagu parasjagu oli kõiki, ei olnud liiga palju. Jõudis kuulata ja oli süüksi toredaid eredaid lapsi. Aitäh! Palun! Esimene koht teile, kes nüüd on? Mis asi siin nüüd oli veel? Ära lase! Tere! Tere! Mis on teie nimi? Viljar. Kas teie enda laps ka laulis täna? Jaa. Kuid kas oli teil ka lemmikuid? Oli küll, jah. Aga ei avalda. Kui miks mitte? Jätan enda teada selle. Selge, aitäh! Ei tohi siin enne juba eladus tekitada. Muidu enne varsti ütleb, et teil on kiire. Mis see on Markus?
tere! tere! Mis on sinu nimi? Rasmus. Kas ise ka sellel aastal laulsid? Jaa. Mis laulu sa laulsid? Vaikse linna kikuke. Kas sulle meeldis selle aasta lauluvõistlus? Jaa. Aga kui vana sa oled? 5. Kuid mitu aastat sa juba lauluvõistlusel oled laulnud? 2 korda. 2 lauluvõistlust on. Selge, aitäh! Tere! Tere! See on teie nimi? Maris. Kas teile meeldis ka mõni laul? Ikka. Kuid kas teie enda lapsi ka laulis? Jaa. Kas teil oli ka oma arvamus mõne laulu kohta? Mulle meeldisid tegelikult kõik laulud, sellepärast et kõik lauljad olid toredad ja neil olid laulud ilusti selgeks õpitud. Kas teie arvad, see on hea, et selle aastal tehti koolis? Kindlasti. Vaheldus. Aitäh! Tule Miia. Kõigepealt palun vabandust, et niivõrd kaua aega läks, aga lõpuks on žürii oma otsuse teinud ning mina lugesin ka kokku kõik publiku lemmiku hääled, aga seda natukese aja pärast. Kõigepealt loen ette teile sponsorid. Sillametsa talu, Grüne tekstiil, Preemia ja nüüd edasi tõstama kohalikud ettevõtted ja asutused. Mõis, vald, keskkool, rahvamaja, noortekeskus, noortevolikogu ja käsitöökeskus. Ja edasi täname juhendajaid. Suur aplaus ja tänusõnad Tiiu Raavikule, kes on kõik need 20 aastat lapsi juhendanud. Anne Uusna. Seda ei ole. Aga tervitused. Tervitused siis meie poolt. Ave-Pia Rohtla. Juhendaja Iivi Kasele käib ka parima juhendaja diplom kaasa. Aitäh! Ja Kaidi Feldman. Meie multifunktsionaalne inimene. Kuna minul oli au ainult ühte laulu juhendada, ühte lauljat, siis tegelikult mulle oli väga suureks abiks ka Jaanika Soosaar, teeme talle kohe suure aplaus. Ja kuna Kaidi oli nii juhendaja kui ka žürii liige, siis lasteaia vanusegruppi tema ei hinnanud ega ütelnud sõna sekka. Et kõik oleks selge. Ja trummipõri. Kõige popimaks tüdrukuks sai Lee ja kõige popimaks poisiks sai Kert. Milleks mina siin olen üldse, ma ei saa aru. Palju õnne. Lemmik. Ümbriku sees on kohaliku kontserdi piletid Tõnis Mäe kontserdile. Mõlemale üks pääse. Aga nüüd annan ma sõna žüriile. Okei. Kas see töötab? Nii, mikrofon on sees. Et andke andeks, me tegelikult palehigis töötasime. Täiega, mul on täitsa nahk seljas märg, minu kirjutatud on kõik tippa. Ja see ei olnud üldse kerge, aga kõik olid hästi tublid. Lasteaia lapsed kohe silm säras peas ja nii tore oli vaadata teid. Ma ütleksin nii palju, et kui nagu mõningaid selliseid nõuandeid, et eriti see noore vanuseaste, kes oli seal mingisugune 7, 8, 9, 10, et olge julgemad. Et naudi seda laulu, mis sa teed, et eks ole, et ära tule lavale niimoodi, et oih,
mind pandi siia, et andke andeks, et ma nii õhku hingan, on ju? Et näita teistele seda, et sulle meeldib see muusika, mida sa teed ja sulle meeldib laulda. Et see on nagu enam-vähem ainus asi. Et eks see viisipidamine ta on niimoodi, küll ta tuleb tasapisi, eks ole, ja on vaja lihtsalt harjutada ja olla julge ja laulda oma hääl rõõmsasti välja, silmad särama ja võib-olla sellisel, kes juba koolis käivad, et siis ma soovitaksin ikkagi võtta mikrofon kätte, et nagu päris mitmel oli see, et sa seisid seal ja siis läks see suu, läks vaat siia on ju vahepeal, et hääl läks kaots ja natukene väga pulk olid. Et võtke mikrofon kätte ja nagu ma praegu teen. Ja siis on niimoodi, eks ole, et kui ma keeran ennast ja ma saan olla imekas ja ma saan teha ja ma saan tantsida ja liikuda, mikrofon tantsib minuga koos, eks ole. Aga nüüd lähme. Sina räägid edasi täiesti vabalt siia mikrofoni, ma sulle ütlen ja näitan. Nii, mina räägin edasi. Ainult tuletaksime korraks meelde, et on 20. lauluvõistlus ja mille pealkiri on muusika meid kõiki seob. Ja väga ilusasti see ongi meid siin kõiki sidunud ja žürii töö oli tõeliselt raske, see võttis meid päris palju aega, aga ma usaldan žürii esimehele, ma ütlen sulle lihtsalt siit kõrvalt. Okei, nii, nüüd hakkame kohti jagama. Kõigepealt lasteaiaealised, kes olid tõeliselt nupsikud, mulle kohe silmärjaks. Et kohe nii nunnud olid kõik. Ja teist ja kolmandat kohta jagavad, sest olid hästi võrdsed ja mõlemad olid hästi toredad. Kene Sireli ja Rasmus Soosaar. Laul Tõrnikase laul ja Hamba laul. Palju õnne, väga tubli ole. Kallistame. Hea. Nii ja siis lasteaialaste esimene koht oli tõeline südamete murd ja kohe meil ei tekitanud üldse kahtlust on Merileen Meras. Valmina oli väga sõbidus. Nii, 78-aastaste juurde me nüüd lähme ja kõigepealt eripreemia saab Joosep Luhamaa, poiste laul. Mikrofon kätte ja ole nagu siuke karakteerne ajal, eks ole. Ja parimaks 7–8-aastastel valisime Hanna Charlotte Hall-Grimson. Laulu pealkiri oli Kui mul ei tule und, ja kui sul ei tule und, siis sa saad mängida seda lauamängu. Just. Nii, me jõuame 9–10 aastaste juurde. Ja kõigepealt jällegi eripreemia lauluga vaata ja kuulata Everita Iman. Ja parimaks üksmeelselt tulistasime V. Grünbergi lauluga Viime ratsi. Tema oli ka publiku lemmik. Väga tubli tüdruk. Kohe oli nauditav teda vaadata, et silm säras ja hääl kõlas ja laps nagu oli muusikas sees, et see on kõige tähtsam. Tule korraks tagasi, sul on veel natukene nänni siin. Minke kaart Tõnismäe kontsertile. Võtta EMS-i kaasa. Jõuame 11–14, kus on tegelikult nagu see vanusevahe on hästi suur, et 11 on nagu siuke lapsekene alles, ka 14 oli juba siuke neiu. Aga me siis... Eripreemia me otsustasime anda Katre Maris Veskimäele. Tahan minna.
ja tema puhul on see, et ka tahtsin kindlasti ära märkida, et väga ilusa eestikeelse laulu valik, väga keeruline laul ja ka tüdrukul on potentsiaali. Kindlasti tegeleda palun laulmisega edasi. Minu juures soovitavalt. Ja siis pikkade vaidluste tagajärjel, üksmeelsete vaidluste tagajärjel me jõudsime siis järeldusele, et parim selles vanusegrupis on Kadri Kulkan. Tema oli ka selline tore, et oli nagu laval nagu natukene selline liikus ja olid nagu selline kõige vabam selles vanuserühmas. Ja kuna sul on energiat nii palju, siis me otsustasime sulle anda Batuudi keskuses. Saad vaba pääseda. Ja nüüd me jõuame siis kõige vanemate juurde ja kõigepealt siis eripreemia saab Maria Toodo lauluga Ballaad. Oli hingestatud ja ka meeldis see, et ta elas kaasa. Kuigi olid küll närvis, aga suutsid seda hästi valitseda. Ja ilusasti laulsid ja palju. Trummipõrinat oleks. Ja nüüd on trummipõrin. Selle vanusegrupi parimaks ja tegelikult siis ikkagi ka Grand Prix, et me ei saanud nagu lahutada neid, siis põhimõtteliselt saad nagu 2 preemiat. Üks veelselt kuulutasime siis Gert Kendalen. Aga tegelikult laula ikkagi mikrofoni, on ju, natuke läks hääl kaotsi. Ja piletiks on siis 2 piletit tõstama mõisa suve lavastustele. See vaata, kelle kaasa võtad. Aga meil on veel mõned. Et meil on veel see tänada veel selliseid toredaid inimesi nagu Katri Erk, parim korraldaja. Tänud ilusate ja lahedate laulude eest, Kadi! Ma ei tea, nüüd ma ei näe, kas noormehed on ära läinud või? Hea gitarri saate eest mina tahaks ka. Pane edasi. Mis selle poisi nimi oli? Heiko. Aga teda ei ole. Andke keegi. Tema kätte. Õde võtab ära. Anna vennale diplom. Nii. Ja väga hea rütmitaju oli sellel teisel noormehel, mis ta oli? Andrus. Aitäh. Tuli poiss. Mina omalt poolt surun lihtsalt kätte. Kõigepealt peame me tänama ka žüriid. Esmalt žürii esimees. Tänan. Armas. Ma pean ühe asja, ma ütlen ühe asja. Ma ütlen ühe asja veel siia, et kui mul on 10-aastased kaksikud ja kes ka nagu on lapsest saadik lauluvõistlustel käinud, siis ma neile täna hommikul ütlesin, et täna te mind väga palju ei näe, et ma ei jõua kodus süüa teha, ma lähen Tõstamaale laulukonkursi žüriisse, siis ta tuli hästi nagu vau, emme, nii lahe, sest ta teavad, et ma olen elus nii palju laulukonkursitel käinud, aga žüriis ma väga palju ei ole olnud, sest mul on alati õpilased seal. Nii et seekord oli see ka tore elamus. Väga tore, et sa tulid, meil on väga hea meel. Aitäh. Aitäh teile. Väga armas. Nüüd on kõik. Ei ole üks moment. Ja nüüd ka suur aplaus Karoliinale, kes vedas Eesti korda. Ja nüüd on mul veel üks ettepanek, enne kui me koju läheme, äkki Grand Prix Gert laulaks oma laulu taaskord. Koos mikrofoniga, siis mikrofoniga.
veel katusvarjad, mida veel pühid lood, kellele küpsete marjad, lõksute kangas puud. Aeg läheb üle kõige, aeg lükkab seinad koost, jääb üks rähni õige, pistriku kiljatusoost. Jääb üks rähni õige, pistriku kiljatusoost. Kuskil lööb vasar lokku kõigega seos, et me jääksime kokku lõhna Maarja heinpeos, et ei kostuks see talu, jääks üks kindel paik. Tee ja sild ja palu, kanalik vaikus ja vaik. Tee ja sild ja palu, kanalik vaikus ja vaik. Et jääks kuskile värav kodu, mis ootab veel neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel, neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel. Neid, kes on kaua ära, neid, kes on kaua teel. Soovin teile kõigile ilusat nädalavahetust ning me paluksime veel siis võitjaid pildile. Mina siin. Vaadake sinna kõik. Nüüd naljapilt. Alvis. Tubli laps.